Hans-Ori Barkalaja, haridusumenduskeskuse juhataja. Praegu lõppes siin üks konverents, mis oli lõpukonverents ühele pikale projektile, mis puudutas Põltsamaa valla koole. Mida uut selline koolitus, selline projekt üldse Põltsamaa valla hariduselule, uue valla hariduselule andis teie arvates? No, kõigepealt uus on see, et üldse Põltsamaa valla maakoolid tegid selle koolitusprojekti koos. Et koos planeeriti, proovidi leida ühised teemad, mis huvitavad kõiki, mis on kõigi kooli jaoks vajalikud ja enamasti ju kas laste pärast või positsiooni pärast või rahade pärast tegelikult ju konkureeritakse. Siis minu jaoks oli uus see, et siin oli kooperatsioon ehk koostöö. Et see oli üks oluline uus asi. Teine oluline teema oli õpperingide kui meetodi rakendamine nii koolisiseselt kui koolide vaheliselt. Selle vastu tunneb järjest enam koole huvi tegelikult, et ta on ikkagi üsna tõhus, et ükski õpetaja pole seal ei ole üksinda ja hapne oma probleemidega, vaid tegelikult nagu ühise jagamise, informatsiooni otsimise, üksteise toetamisega õppering on täitsa tõhus mootor arenguks. Ja eraldi teema, mida siis kõigi kooliõpetajad omal ajal ühisena huvitavaks lugesid, oli siis õppeprotsessi mängustamine. Mängustamine on selline metoodika, kus tuuakse juurde emotsionaalset pingestatust ja huvitavust. Samal ajal eesmärgiks on tegelikult ju õpitulemuste isegi paremaks muutumine. Tähendab seda teadmiste ja oskuste parem omandamine ja mängustamise juures ongi simulatsiooni mõdelusmängud, kus lisaks mingite olude läbimängimisele on väga tugevasti juures analüüs ja reflektsioon, et juba lastele õpetada seda piisavalt varakult selgeks. Et need olid need 3 olulist uut asja. Kuidas te hindate õpilaste kaasamist sellesse projekti? No, et mina ei oska hinnata muul moel kui see, mida ma õpetajatelt kuulen. Et kindlasti ma saan rohkem midagi selle kohta arvata, kui ma saan nüüd erinevate koolituste jooksul tekkinud projektide läbiviimise tagasisidet, näiteks mida on õpilased ise asjast arvanud, siis ma saan seda rohkem teada. Hetkel ma ei oska hinnata. Mul ei ole mille pealt seda otsust teha. Kuidas edasi minna võiks nüüd? No eks see on suuresti kooli inimestes kinni, et kuidas nad kavatsevad omandatud kogemust juurutada oma igapäevategevuses, kuidas nad kavatsevad koos planeerida asju ja võib-olla meid tagasi kutsuda. Et seda, ma arvan, et aasta pärast peaks vaatama otsa sellele olukorrale ja siis saab anda mingit hinnangut, et kuidas edasi on mindud. Selle kooli, selle projekti pilootkool on Puurmani mõisa kool ja siin Puurmani mõisa kooli saalis toimus ka lõpukonverents. Kuidas Puurmani mõisa kool teile meeldib? Oi, väga. Olete varem käinud ka siin? Jaa, ma olen siin aeg-ajalt ikkagi sattunud, kas koolitustega või mingi kultuurisündmusega seoses. Et tee siia on tuttav ja kui jälle võimalus tulevikus tekib, siis ma tulen siia poole hea meelega. Ja suurimad tänud. Ja, heaks.